Üle Läänemere tuli kuninglik jahtlaev Tannebroug Tallinna alla, kust legendi järgi olevat pärit see punetav ristilipp laeva ahtris. Algab tema majesteedi Margaret II ja tema kuningliku kõrguse prints abikaasa Henriku visiit Eesti Vabariiki. Taani tunnustas meie taastatud vabariiki ühena esimestest. Kuninglik lugupidamisavaldus kinnitab jätkuvat toetust ja häid suhteid. Selle kaudu jõuame arusaamisele, et Põhjamaad ja ühinev Euroopa on meiega. Nad on ulatanud meile käe. Meie vabariigi kõrgemad võimukandjad ja ametisikud saavad sõbralikust käepigistusest uut tuge. Rahvas leiab ülevast tseremooniast teovõimet. See sündmus on reaalne tõsiasi, millega tuleb arvestada ka meie idanaabril. Sadamast suunduvad kõrged külalised Kadriorgu. Aegu ja valitsejaid näinud lossisaalis toimus lühike vestlus Ülemnõukogu esindusega. Seejärel siirdutakse aeda, kus Taani kuninganna istutab kuninglike tammede ritta veel ühe noore puu. Head juurdumist talle. Tallinna ajalooline keskus on Toompea, mis on olnud sajandeid tagasi ka Taani linnus. Eesti Vabariigi valitsuse esimees Tiit Vähi tervitab tema majesteeti päevi näinud lossi õuel. Toompea on nüüd meie rahva paremate lootuste kants. Allinna poekivi arhitektuuri ja vana kunsti esindab Taani külalistele Niguliste kirikmuuseum. Kuninganna Margaret II on sügavalt haritud teaduse, kultuuri ja kunstinimene, kes ise maalib, kujundab lavastusi ja tõlgib raamatuid. See aitab teda paremini mõista ka ühiskondlikke probleeme. Bernt Notke 500 aastat tagasi loodud teoseid hoitakse nii Taanis kui ka Eestis. Tema surmatants ja Herman Roode altar on suursuguse Niguliste ehted. Nigulistest jõutakse keskaegsesse Raekotta, kus tere käe ulatavad linnapea Jaak Tamm ja Eestisse akrediteeritud diplomaadid. Küllap on rikas see linn, kes sõlmib aegade ja sõpruse sidemeid ning soodustab kultuurivahetusi. Eesti kultuur on kasvanud lääne kultuurimõjude vallas. Taani kuninganna koos abikaasaga veendub selles Estonia kontsertsaalis meie muusikateoste kuulamisel. Kuningliku visiidi teisel päeval jõutakse Eesti ajaloomuuseumi, kus Suurgildi saalis avatakse Eesti-Taani suhete teaduskonverents. Kõnelevad Eesti Teaduste Akadeemia president Arno Köörna ja Taani Eesti Ühingu president Ulrich Holstein-Holsteinborg.
Tihedad suhted 13. ja 14. sajandil jõudsid teadlaste arutluse alla kui näide kauaaegsetest ajaloolistest sidemetest. The conference has a great line. Lasnamäel Tallinna sidekoolis avatakse Kopenhaageni Polütehnikumi poolt kingitud masinate ja seadmetega sisustatud graafikakeskus. Käivitatakse trükimasin, millel Eesti noored hakkavad õppima kõrgtehnoloogiat ja millel trükitakse ka õppematerjale. Külaliste kortees liigub piki põhjarannikut itta. Kahepäevane visiit ei haara kogu Eestit. Haljala, vanad juba keskaegsest Taani hindamisraamatus nimetatud paigad. Taani õllemeistrite oskus ja kogemused on siin liitunud Viru õlletegijate ettevõtlikkusega, sest ka õllepruulimine nõuab kõrgkultuuri. Kaasaegne tootmisliin lastakse tööle. Lootusrikkalt alanud koostööd jäävad mälestusesemetena tähistama puust Eesti õllekapad. Alt ja Rannaküla Lahemaa rahvuspargis. Siit on mehed purjetanud Kopenhaageni ja kaugemalegi. Pikale põuale järgnenud vihmasajus oodatakse tema majesteeti ja kuninglikku kõrgust. Nende varjualuseks saab rookatusega alt ja kõrts, kus hetkeks puhatakse ja kinnitatakse keha. Seejärel kõlavad pillilood ja astuvad keerisesse tantsujalad. See kõrgus, kui te nüüd lähete Eestist koju, mis teile Eestist kõige rohkem meelde jäi? Det en stor oplevelse at komme til dette land, som vi har hørt meget om efterhånden. Meil on loomulikult suur elamus tulla sellele maale, millest me oleme nii palju kuulnud. Og som det er en meget stor glæde at få lov at besøge. Ja meil on ka väga suureks rõõmuks, et meil on õnnestunud nüüd seda maad külastada. Vi har et klart indtryk af den glæde og stolthed, som behersker esterne i dag. Ja me oleme ka täiesti teadlikud sellest suurest rõõmust ja uhkusest, mis eestlasi tänapäeval täidavad. Og vi glæder os med dem over deres frihed. Ja me oleme koos teiega rõõmsad teie vabaduse üle. Meie vabaduse mälestusmärkideks pole mitte ainult vabadussõja ausambad, kus ka Taani sõdurite relvasõprus tallel, vaid ka vabadus uut elu arendada vanades mõisaansamblites, kus külastaja vaim puhkehetke leiab. Meile nii tähtis ja ilus Taani kuninganna visiit jõuab lõpule. Eesti üldsuse esindajad tõttavad külalisi hüvasti jätma. Kuningliku jahtlaeva Dannebroogi ja teda saatva sõjalaeva pardal toimuvad lahkumistseremooniad. Hilisõhtul antakse kailt jahtlaevale otsad ja side kaldaga katkeb. Sõlmitud sõprussidemed aga jäävad ja tugevnevad.